Meie hotelli minek, betooni täis valatud, üks laud on alla toodud ja... Ma ütles kindel, et seda ära ei kuiva. Ei kuiva, muidu. Selle vihmaga on küll midagi ära. See on homme hommikul ka veel pehme ja munus. Ja me kindla, et me hommik unustame ära ja paneme kärtmürt sinna sisse. Siin on veel laud. Ei, korras. Võttis ka teise laua kõrvale. Siin on laud. Okei. Ja sirkus saab olema igastahes. Niimoodi siis teevad meile see remonti. Ühe plaadi peavad siia juurde leida. Uus peavad, siin on ringi jälle. Ei vanna või? Vanna. Oh, saigi tuldud. Mis sa näed seal? Eraldi klass, ma ei saa aru, mis asja. Tundub odavne. Pool odavam kui see, kus ma just vaatasin. Jah, seal oli 18 € praegu, jah. Seal oli jah, 50 solli olid praegu. Korra küsin. Mine vaata. Et leidsime lõpuks omale söögikoha. Üleeile ma sõin ainult suppi, mitte midagi alla ei läinud. Ma ei tea, mul on kehas põletik ja see kõrguse ikkagi muutus ikkagi mõjub mulle nii räigelt. Ma isegi ei kujutanud elus ette sihukest asja, et see saab mulle niimoodi mõjuda. Praegu on ka veel süda pahana. Sõime neid kokalehti ka, kokaleht hakkas hoopis muud moodi tööle, oli põsed, kõik ära, mitte midagi ei tundnud, ma ei kujuta ette, kui midagi oleks söönud pärast seda, oleks kõik ju, ma ei tea, huulde ammustanud ja minu meelest väga müstiline kogemus. Aga täna on veel natuke paha olla, nii et aga homme hommiku nii lendame ära siit Limasse ja pole hullu midagi. Sööme siin, muidugi siin see söök on suht kallis, jah, 20 € ümber on praed. Et see on suhteliselt krõbe, kui sa ikkagi, ma arvan, läheme, oota. 25 on ainult või? Oota kohe. Davai. Ma olen juba nii palju sõitnud, et ma ei pea enam põdema või mõtlema. Okei, ma aitan kättega, tõstan kaasa. Opsti. Siin on igal pool nagu nendel kohtadel on mingisugused ääred. Oota, Piper tuleb kaasa. Piper läheb kaasa, kuule. Kus ta kaasa? Väga hea. Igal pool on nagu siin mingisugused astmed ees. Aga siin on söögihinnad suht okei ju. Jah, see pool odavam kui nendes see on. Ainult 100 meetrit tuli meelde asja. No cilantro. Okay. No, jah. No, valmis, thank you. See eeltoid. Aha, et arvad, et saad suppi enne, mis saad prae järgi või? Ma väga loodan, 25 selle tühja kausi eest maksta on küll näiteks palju. Sellepärast oligi vist see, nii odav, et see on ainult... See oli kõige kallim, mis me võtsime. Kõige kallim, mis me võtsime. No jaa, aga me saime ju suppi ja see on täiesti tühi supp. Siin sees ei ole mitte midagi. Täiesti tühi. Ma ei tea, kas ta mõtles, et see on kõrvale või eelpool. Ma arvan, ja siin on koriander sees. On või? Sa ütlesid, et ärge pangu jah. Aga tegelikult on jumala hea see. See pole enam mitte midagi tegelikult. Ainult vesi on, puhas vesi on. Ma ei tea. Aga mille jaoks? Võib-olla vaatavad, et on lambad üks. Seda on pätt neil ja... Ei, maitse on hea. Oi, jumala hea ja ülihea ja... Jaa, ma räägin jumala hea. Aga mis asi see on keskel on? Mis sellega teeme? Jaa, äkki ootame näiteks. Tegi maint ka. Rooga oli supp, aga väga hea supp on naine. Nii et siuke suur kausi täis, ma ei tea, liha. Mais. Beef, aga... See on seal jah, nad ei oska seda minu arust on jah pool. Ma lihtsalt tean neid, sest aga see on sinet seal keskel, mis seal keskel. Ei, no kindlasti on hea. Supp oli mega hea. No ma sõin eile lihtsalt siga, see siga on mujal maailmas oskavad ainult eestlane siga teha. No meil on jah veganiku ausöös või? Jaa, oskavad teha, mujal maailmas ei oska. Maisitera on võimas. Ma mõtlen toit üle üldse maailmas. Kallis või? Jaa, on näin. Me oleme nagu praegu Tallinnas vanalinnas ju. Ei, selle rahastusel Tallinnas midagi. No, vanalinna rajoonis.
väljarändus üks, läheb odavamaks. 54 kohalikku siis. Palju see teeb umbes euros? 18 €. 18 € kahe peale või? Nii vähe, jah? Okei, supp ja praad siis 18 € kahe peale. Ja vesi ka veel. See on 600 vesi. Aga tegelikult oli väga hea. See liha nad muidugi ei oska teha, aga kui sa paned seda nende mingit sinepit nagu peale või see mingi pürtsika sisuga, siis aitas küll süüa, polnud üldse probleemi. Ja muidu oli täitsa okei. Võib öelda, et pigem maitseb kui kehva. Lihaga on lihtsalt see, siga oskavad ainult eestlased teha, seal ei ole midagi parata. See on meie põhitoit ja mujal maailmas tehakse seda teistmoodi. I'm all good. Too much? No money. $4, no euros. No money at all, man. 30, 100 sol, $50. No, $50, no. 100 sol. Sorry, $30. Then look. When you look, no problem. When you look. I know I had 2 bears before, but I lost them. That's why I bought it. $50 sol. 50. Seda on 50 sol. It's a flexible, no problem. Annad mulle 50 sol. All of you 50 sol. Anna 50 sol. Mis filmid, anna mulle 50 sol. Siukses majas asub siis McDonald's. Jah, üli ilus linn. Siia tasub tulla küll, aga lihtsalt see kõrguse teema on ikka ja parem ei hakka ka. Ühesõnaga, kui rahulikult istud, midagi ei tee, siis on okei, aga nii kui liigud või tooliga või pingutad või siis on väga crazy, pea hakkab ringi käima ja okse tunne kogu aeg kõrguse lõbivest. Muidu väga ilus, fantastiline, istume siin juba mitu tundi raidiga sama, Plöra. Väga ilusaks läks ilm, kadus ära, aga läks olukord veel paremaks. Palju on välismaalasi, väga palju. Aga kohaliku turisti ka väga palju. Aga inglis keelt räägib jah väga vähe, et siis midagi tahad siin saada, siis inglis keeles nagu teoreetiliselt hakkama saada ei ole peaaegu võimalik. Three. Neid maalimüüjaid on ka nii palju, et neid käib iga minuti vahel, ma ei tea, 20 tükki, ma ei tea, kuidas neid nii palju saab siin üldse olla. Next time. Näed nii, see linn puhas ongi raid. Siin alas, jah. Aga väljas oli päris jube, on ju? Ja väljas oli jah prügi ja prahti ja oligi prügimägi põhimõtteliselt igal pool. Pool linn oli nagu suurt prügimägi. Aga mingit teenust ei pakutakski. Lihtsalt visatakse tänaval ongi kõik. Siin on turistide jaoks täitsa puhtus, jätaks hea esmamulje. Nad unustavad ära, et bussid lähevad Machu Picchusse ja näevad ikka linnana. Ole küll linnana. Möllama hakata, kui tahad. Ei mahu.